Meil on aasta viimane saade ja rõõm on tulla Autopandi juurde ja küsida veel viimase küsimused, mis inimeste poolt on tihti kordunud. Meil on 3-4 suuremat küsimust, millele inimesed väga vastust otsivad. Ja esiteks kohe väga lihtne küsimus. Kui inimene võtab auto tagatisel laenu ja jätab auto teile, kas see garanteerib talle ka kuidagi odavama intressi? Jah, selle koha pealt on väga lihtne, et kuna risk siis firmale on väiksem, et midagi autoga juhtub, mingid ettenägematuid olukordi, siis kindlasti on meie jaoks on risk väiksem ja intress on ka kliendile väiksem. Kui suur see vahe võiks olla umbes? Muidugi me ei saa täpselt protsenti öelda, aga mingisugune vahemikku, et kas tõesti on mõtet jätta? No selle vahemik võib olla väga vabalt kuskil 20–35%, et intressid erinevused, et Nii, aga kui nüüd inimene tõepoolest otsustabki, et ta jätab oma auto teile, olgu see siis kas nüüd pühadel või millalgi uuel aastal, kui jätan auto teile, kuhu Autopant need autod sel juhul paigutab? Selles suhtes on meil olemas eraldi koostööpartner, kus on siis valvega parkla, suletud ala, autod lähevad sinna, ilma igasuguse riskita jäävad nad sinna. Seal on garantii on olemas, kindlustused on selles suhtes olemas, et midagi selle autoga seal ei juhtu, keegi seda autot selle jooksul kindlasti ei kasuta ja klient saab täpselt samasuguses seisus auto tagasi, nagu ta meile selle jättis. See tähendab siis seda, et inimene tuleb autoga ikkagi teie juurde siia mäepealse piirkonda, annab auto teile ja teie siia kuskile siis lähikantide viite. Jah, selles suhtes ongi, et kuna lepingu vormistamiseks tuleb meil auto üle hinnata, auto tuleb siia koha peale tuua, et me saame spetsialist saab ära määrata, siis ongi see, et kliendil on valik, et kas ta tahab autoga edasi sõita või ta on nõus meile selle parklasse panema. Ja siis ongi siis see, et kuna siin leping allkirjastatakse ära, otseselt siis juba sellega läheb vastutus läheb meile üle, siis on juba meie enda vastutuses, kus me siis selle auto paigutame ja millisesse turvalisuse keskkonda, et Seega, inimesel on võimalus jätta auto teile, saab odavama intressi, kui nüüd aga inimene tahab autot enda kätte jätta, ei jäta mitte teile, aga ise ka ei sõida. Ehk inimene pandib auto, kuid jätab selle garaaži ja ei tee sellele kaskot ja liikluskindlustust, kuna see seisab niikuinii garaažis ja ei liigu sealt laenuperioodil. On see võimalik niimoodi? Niimoodi on võimalik, kuid selles suhtes riski erinevus on ikkagi võrreldes sellega, et kuna ta auto on inimese käes, tal on alati seda võimalik kasutada, me ei saa täpselt seal nagu selles suhtes garanteerida nüüd seda turvalisust, nagu oleks auto jääks meile. Muidugi seda probleemi ei ole, et kui klient soovib tõesti auto endale jätta, oma parklas, oma hoiu kohta panna ja kindlasti siis ei ole kohustuslik selleks perioodiks kindlustuse tegemine, ei kasko ega ka siis poliisi olemasolu, kuid vastavalt siis riigi seadustele peab kehtima kindlustusleping. Ma tean, et see kindlustusleping on tasuta, nii et selles suhtes, et seda on kindlasti vajalik hoida. Muidu võib juhtuda lihtsalt see, et liikluskindlustusfond võib ilma lepinguta autole esitada trahvinõudeid. Ühesõnaga, kui me võtame nüüd need küsimused kokku, siis ja sellise viimase juhtumi puhul inimene peab ise vaatama, kumb tal siis odavam tuleb, kas jätta auto teile, saada selle puhul odavam intress või jätta auto endale ja siis vähendada nii-öelda kindlustuskulude pealt summasid. Ühesõnaga, teie jaoks on lihtsalt tähtis see, kas auto jääb teile või kliendile. No siin ongi see, et me ei saa nagu selles suhtes mingid kindlaid nõudeid kliendile peale panna, kliendil on vaba valik nendes suhtes. Kindlasti seal on, et kui ta jätab endale, siis ta saab sealt nagu kärpida neid kohustusi, et ei pea olema kindlustuspoliisi ega siis ka kaskot. Siin on see, et kasko puhul me eeldame seda, et tegemist on kliendi enda turvalisusega, et kui midagi autoga juhtub, et siis ta ei kaota mitte mingisuguseid rahasi, sest see ei ole nagu otseselt meie poolt nõutav. Tavaline kindlustuspoliis on seadusega küll ette nähtud, aga seal ongi see, et seal on valik, et kindlustuspoliisi olemasolu eeldab siis seda, et autoga kui sõidetakse, siis see peab kindlasti olemas olema või siis kui ei sõideta, siis peab lihtsalt kehtima leping. Et selles suhtes meie iseenesest vastavalt nii, kuidas klient soovib, nii me võimaldame ka need lepingu tingimused tal teha. Kui me võtame Autopandi viimase aasta kokku, meil on viimane saade jõulueelne aeg, kuidas Autopandil läinud on? Autopant saab olla selles suhtes rahulik, et kuna klientidega on olnud läbisaamised viimase aasta jooksul väga positiivsed, klientidelt on väga palju positiivset tagasiside olnud ja väga paljud kliendid isegi on soovitanud omale tuttavatelegi meid edasi, nii et seal on alati võimalik igasuguseid koostööd teha. Et Autopant omalt poolt soovib
olemasolevatele klientidele ja ka ülejäänud Eestimaa rahvale ilusat jõuluaega ja meeldivat uut aastat!